Aga praegu palun, Alar. Aitäh Birgi ilusa sissejuhatuse eest. Ja minu teema, ma hakkan oma juttu pihta võib-olla sellega, et ma annan paar mõistet siia. Esimene asi on IoT, asjade internet ja mis on siis asja uba. Asja uba on see, et teeme kõike seda, mida saab teha ka tavalise tööstuskontrolliga, aga palju odavamalt. Et siin ekraani peal on üks IoT jubin, mis on tööstusinimestel on see tuttav. Korpuse järgi saate aru, tööstuskontroller. See maksab 145 eurot, jah. Seal on isegi minu krediitkaardi lõpp on seal olemas. Nad tahtsid mulle seda kohe müüma hakata. Aga see on oluliselt odavam kui sellised tüüpilised tööstuskontrollis rakendatavad seadmed. Korpus on sama, teeb ära ka sama asja. Ja IoT mõttes me püüamegi liikuda sinna poole, et me saame odavama tehnoloogiaga teha samad asjad ära. Nüüd mul on siin järgmine asi, seda ma läksin siis ka AliExpressist ostma, näete, see on discount'i mingisugune 80%, eks, umbes 1 euro ja funktsionaalsed need 2 seadet, ma ütleme 3 seadet PLC, Siemensi PLC, mida te kõik kindlasti kasutate või Allen Bradley, mis iganes. Nüüd see eelmine 145 eurone, see 1 eurone asi, et nende protsessor on sama, nad teevad samu asju. Et minu esimene sõnum teile on see, et selle asemel, et teha asju, ma ei taha öelda nüüd suurte firmade kaudu, mida siin Birgi näitas, me saame teha samasuguseid või võib-olla isegi paremaid asju, avatud asju, kasutades IoT tehnoloogiaid. See on esimene mõiste. Nii, okei, siin oli. Teine mõiste on siis pilveandmetöötlus versus servandmetööstus. Ja see servandmetööstus on siis selline, et andmeid töödeldakse koha peal. Ja mis on selle pilveandmetöötluse probleemid? Põhiprobleemid on järgmised. Esimene asi on see, et kui meil on reaalajalised andmed, siis me ei saa andmeid sinna pilve saata. Sellepärast see pilve saatmine võtab liiga palju aega. Ma tean, et kolledž või tehnikaülikool tahab osta sellist robotkoeraga, mitte seda, mis maksab 120 000 eurot, aga sellist 5000 eurost või 3000 eurost. Et see kohapealne andmetöötlus on oluline selleks, et me saaksime neid andmeid töödelda, et meil see robotkoer pikali ei kukuks. Et meil igal juhul see pilveandmetöötlus ei pruugi sobida. Ja teine oluline küsimus on see, et me ei taha neid andmeid saata välja sellepärast, et me ei taha, et keegi neid kätte saaks. Ja siin on 2 aspekti. Üks asi on see, et ütleme, et kui lennuk kukub alla, siis ilmselt inimesed saavad sellest teada, aga kui teil ettevõttes juhtub mingisugune prohmakas, et tõepoolest ei taha, et see info, et kellelegi kukkus telliskivi ala peale, et see jõuaks kuskile välja. Kui me saadame need andmed välja, siis on oht, et meie andmetega treenitakse meie sellest AI-d, mida Birgi siin rääkis, või siis, ühesõnaga need andmed lekivad välja. Ja selle asja motivatsioon ongi siis nüüd see, et me servandmetöötlust, ehk see on siis inglise keeles embedded processing, edge processing, me töötleme neid andmeid koha peal. Ja nüüd minu sõnum teile esimene on see, et kui me räägime AI-st, siis me tingimata ei pea rääkima sellest, et neid andmed töödeldakse kuskil Ameerikas või paremal juhul Frankfurdis. See ei ole enam see case. Nii, 3. mõiste, mida ma siin tooksin ära, on 5G mobiilside tehnoloogiad. Kuna see projekt on meil 5G-ga, siis ma pean seda ka ära mainima. Ja mis on nüüd oluline? Siin te loete välja, et 5G on kiire, see tähendab seda, et on võimalik reaalajas midagi kontrollida. Need on kindlasti oluline AI mõttes, sellepärast meil on palju andmeid, aga mis on teile kui praktikutele väga olulised, on see, et 5G puhul on meil tarvis seda riistvara panna palju vähem kui Wi-Fi puhul. Kui meil on tarvis saada liikuvatelt objektidelt infot, mida kasutame Wi-Fi't, aga Wi-Fi häda on see, et me peame neid andmepunkte panema tohutus koguses. 5G lahendab natukene ära selle probleemi. Ja teine probleem, mida 5G ära lahendab, on see, et meil on palju lihtsam turvalisust tagada. Meil on võimalik andmeid siduda füüsilise SIM-kaardiga, ehk siis see andmete häkkimine on palju keerulisem. Miks ma seda nüüd räägin? Ma räägin seda sellepärast, et 5G on üks meetod, kuidas tööstusettevõttes neid andmeid koguda. Jah, see on praegu liiga kallis.
aga see on muutumas jõhkralt odavamaks siin, ütleme, lähema ma ei tea, ütleme jämedalt 5 aasta jooksul, võib-olla isegi kiiremini. Praegu neid lahendusi rakendatakse tõepoolest, vist pointerit ei ole, rakendatakse suurtes ettevõttes, näiteks sadamad. Igas korralikus sadamas, võib-olla Sillamäe sadamas ka, ma ei tea, on oma 5G võrk või ütleme mobiilsidevõrk andmete edastuseks. Väga lihtne meetod odavalt ja töökindlalt andmeid koguda. Mis muutub nüüd Eestis väga huvitavaks on see, et tekib privaatvõrgu võimalus ka Eestisse. See on TTJA läbirääkimiste faasis, mis tähendab seda, et ettevõtted saavad endale 5G võrgu ehitada. See tähendab seda, et te saate endale palju lihtsamalt võimalused teha kiire, lühikese hilistusega töökindel tööstusvõrk, mis on juhtmevaba. Et see on kindlasti ka üks selline lubav tehnoloogia selliste, ütleme, AI andmete kogumiseks. Siis on veel olemas ka sellised spetsiifilised tehnoloogiad, põhimõtteliselt on 5G-s võimalik teha ka selliseid vabakasutusega võrke, aga võib-olla sellest jätame praegu kõrvale. Nii. Nüüd ma toon siin ühe näite, ärme siin vaatame, mis meil siin täpselt pildi peal on. Mis oli ettevõtte probleem? Väga tore, et ettevõtted on siin esindatud. Asja mõte on see, et kui me pikaaegselt jälgime, kogume andmeid, siis me saame prognoosida nende andmete pealt hooldusvajadust, mida Birgi mainis. Et tüüpiliselt tehakse seda hirmkallite süsteemidega, sellepärast et Siemensil on tarvis ju Saksamaal Berliinis tervet linnaosa ülal pidada. Nüüd IoT lahendused peaks võimaldama saada tegelikult funktsionaalselt täpselt sama asja kätte ja ütleme 10-100 korda odavamate lahendustega. Et see on näiteks üks rakendus, see on siis Structural Health Monitoring või Predictive Maintenance või kuidas seda iganes öelda, IoT on selle jaoks hea lahendus. Ja me suudame neid andmeid töödelda, siin tekib andmeid suhteliselt vähe, neid andmeid on võimalik ilmselgelt koha peal töödelda. Pange nüüd tähele, et see on teema A. Ma tõin siin praegu kolm teemat, ma näitan need kõik 3 teemat ära. Nüüd teema 2, kui ma saan siin edasi, on soodne pildituvastus. Tähendab IoT seadmed, taas, see on siin jälle sõbralikud ettevõtted, siit on info pärit, võimaldab kasutada mingi paremaks protsessi kontrolliks. Ühesõnaga pilditöötlusega me saame teha paremat juhtimist ja sellised sensorid võib-olla maksavad vähem kui mingisugused terved tööstussüsteemid. Jälle, uurige, tulge meie juurde, räägime. Ja nüüd ma tooksin ka 3. näite siia. Et kui oli siin juttu keelemudelitest ja suurtest keelemudelitest, siis hetkel on olemas ka väikesed keelemudelid, mis tähendab seda, et neid keelemudelid on võimalik koha peal sisuliselt serveris jooksutada. Natukene võib-olla korralikum arvuti, aga see põhimõtteliselt jookseb koha peal. Ja siin on siis toodud allpool on üks näide jälle meie sõbralikust tööstuspartnerist. Ülesanne, mis oli antud sellele AI-le, oli siis leida inimesed ja kahveltõstukid samal ajal. Ja selle asemel, et nüüd seda süsteemi treenida, ütleme filmida seda kahveltõstukid või mingit robotit, meil oli võimalik ainult küsida süsteemilt, et otsi meile video pealt üles sellised kaadrid, kus on inimene, tõstuk on lähedal. Selle mõte on siis see, et teha siin ohutusrakendus. Ja ütleme sellise lihtsa tarkvara rakenduse valmis tegemine võttis aega umbes päeva. Nii, ma nüüd skipin siit need asjad edasi ja mida ma nüüd palun, et kui te panete ära need kollased lehed, et mida te siit mida te saite või mida te tahate saada, ma ei tegi kumma peale te panete, siis pange sinna ette IoT ja siis pange sinna valige 1, kas A, B või C. Mis on meie küsimus? Meie küsimus on see, et me võime tegeleda erinevates suundades. Kõige keerulisem on muide see viimane, see nõuab kõige rohkem ressurssi, aga teaduslikus mõttes on seda väga keeruline teha, sest see nõuab tõesti palju ressurssi. Et mis on ettevõtetele olulised, et pange siis A, B või C oma paberile ja see olekski minu poolt kõik, aitäh. Aitäh.